Tere sulle! Täna ma tahan jagada natukene mõtet seoses kaitsereaktsioonidega. Kui meil on olnud mingisugused situatsioonid, mingisugused rasked olukorrad, eriti mis on toimunud lapsepõlves pikaajaliselt mingisuguses keerulises situatsioonis elamine, pinges olek, võib-olla lausa traumas elamine, võib-olla sellised vägivaldsed suhted, siis täiskasvanud eas meil jäävad ikkagi meiega kaasas käima mingisugused teatud kaitsesüsteemid. Ja millised need kaitsesüsteemid siis meil on, mis välja arenevad? Üks ongi kaitses olek. See on see, et me ei lase kedagi endale ligi, me oleme kuidagi nagu kaitses, me eraldame nagu ennast teistest ära, väga kedagi ei usalda ja olemegi sellises nagu kaitsemüüri taga elame. Järgmine on eemalolek. Selleks, et tulla üldse toime, eriti kui tulevad situatsioonid, kus on kriitiline või pinges olek, mingi konfliktsituatsioon, siis me eemaldume. Me ei suuda seda nagu lahendada, me ei suuda olla seal kohal ja isegi sinnamaani, kuni me soovime ruumist väljuda. Et see eemalolek on üks kaitsereaktsioone. Üks kaitsereaktsioone on näiteks naeratusega läbi elu. Vahel on see, et inimesed, kes pidevalt, kelle huulil on pidevalt naeratuse mask, isegi kui nad räägivad väga keerulist või väga valusat lugu, siis see näitab seda, et see on õpitud. Ja see naeratuse mask võib olla väga petlik ja seal all võib olla hoopis midagi muud. Tohutut valu, viha või mida iganes. Ründav kaitse on järgmine, mida kasutatakse ja seda me oleme kindlasti näinud. Kui on inimestel pingeolukorrad, siis rünnatakse teist inimest. Valatakse üle ta negatiivsete emotsioonidega või siis isegi vägivaldselt lähenetakse või käitutakse selles mingites situatsioonides. Üks on veel, mis see on väljapoole, kuid võib-olla ka sissepoole ründav situatsioon ehk enda vastu minek. Me oleme enda suhtes väga kriitilised, väga inetult võib-olla iseendale ütleme, käitume iseendaga väga halvasti ja kuna see on nii harjumuspärane, siis me panen seda isegi võib-olla tähele. See, mida me endale ütleme, mis lugu me endale räägime iseenda kohta, ma soovitan hakata ennast jälgima ja sealt tuleb väga palju informatsiooni, kuidas me tegelikult iseenda vastu läheme. Ekstreemsed situatsioonid. Me otsime pidevalt kuskilt mingisugust adrenaliinilaksu selleks, et olla iseendaga kuidagigi mingisuguses kontaktis, et mitte ära sõita siit sellest antud situatsioonist. See adrenaliinilaks aitab meil tulla nagu kehasse, aitab nagu endaga rohkem kontakti saada. Kuid kui me seda nagu pidevalt kordame ja kordame, siis tegelikult see ei ole jätkusuutlik, vaid me peame otsima ikkagi seda juurpõhjust, miks me seda teeme ja mis seal all tegelikult on. Mis vajadus meil on rahuldamata või mis traumasituatsioon on tegelikult tervendamata. Ja on veel ka kontrollivajadus. Pidevalt kontrollime kas siis ennast väga sagedasti või siis teisi ja see kontrollivajadus laieneb täiesti mõnikord ka väga imelikesse situatsioonidesse. See võib olla väga tugev partneri kontroll, laste kontroll, puhtuse kontroll, tööülesannetes mitmeid kordi kontrollime asju üle. Nii et see kontroll võib olla laienenud väga suurelt pinnalt väga laiali või võib olla ka väga konkreetne ühes situatsioonis. Nii et ma soovitan vaadata, et millised reaktsioonid ja mustrid on sinus arenenud ja mida tegelikult oleks vaja uurida ja võib-olla endal neid juurpõhjuseid tervendada või traumamustreid lahendada. Nii et juhendus sinu endani ja kui sa vajad abi, siis võid alati pöörduda ja väga palju erinevaid võtteid on,
kuidas neid reaktsioonimustreid uurida. Nii et mina soovin sulle jõudu ja edu ja kui sa sellest videost kas või natukenegi said informatsiooni, siis pane siia like ja kohtume järgmistes videodes.